Tervist! Ega ma nüüd täpselt ei tea, et millest ma siin unistama hakkan, aga muidugi see video, mis me nägime, et see tekitas nii palju mõtteid, et kui ma hakkaks seda analüüsima, siis me ilmselt ei jõuaks kuskile. Mulle see video väga ei meeldinud, kui ma tunnistan, eks ole. Ma arvan, võib-olla kõik nagu tajusid seda, et siin on muidugi väga palju asju. Ma isegi ei mõelnud selle peale, et seal maainimesi oli vähe, aga pigem võib-olla sellise loodusinimesena mul tekib alati suur konflikt, et kui me brändime Eestit kui puhta loodusega riiki, siis tuleb ka selle heaks nagu midagi teha. Ja siin tekib küsimus, et kas me teeme kõik selle heaks, ja minu vastus on kindel ei. Aga et see liiga depressiivseks ei lähe, et siis ma rohkem sellest videost ei räägi. Mõtlesin, kuna ma olen kirjanik, siis tegelikult üldiselt ma olen ka inimene, kellele meeldib nagu hea huumor, et ma olen tähele pannud, et üldse mulle ka meeldivad inimesed, kellel on hea huumoritaju ja selles mõttes võib-olla ka kõik 100% ei saa tõepähe võtta, mis ma räägin, aga mõningaid asju sellistest suurtest unistajateks ma hea meelega teiega jagaks. Ilmselt on paljud kuulnud, et 30. aastatel, tegelikult juba isegi varem, oli Eestis üks tore suur visionäär. Tema nimi oli Johannes Maide, kelle kohta võib öelda, et oli Eesti koloniaalpoliitika vanaisa. Et kui ei oleks tulnud vahele sellised suured sündmused, nagu nad tulid, siis võib-olla oleks ka Eestis saanud selline riik, kellel oleksid väiksed koloniaalimpeeriumid kuskil. Ja tema mõtles nõndaviisi, et ega ühest riigist enne päris riiki ei saa, kui temal on ka väikesed sellised saarekesed kusagil lõunamaadel. Tema tundis huvi Lõuna-Aafrika ja Maroko ja Baleari saarte vastu. Ja kõige rohkem mind on inspireerinud tema põhjendus, et miks Eestil peaks olema sellised koloniaalmaid. Tema arvas, et Eestis on intelligentsi üleküllus, osa tuleb välja saata, nad ei mahu Eesti riiki ära, ja teiselt poolt siis troopiliste puuviljade parem kättesaadavus. Et tegelikult mõlemad põhjendused on täiesti arvestatavad. Aga muidugi ta läks ajalukku ka vist sellega, et oli selline seikleja, et sõitis süstaga ümber Eesti ja vahepeal vedas seda seljas ja tegelikult tegi selliseid ikka päris toredaid asju ka. Aga lähme siit edasi. Mind on alati võib-olla sellisel vaimsel pinnal nagu inspireerinud üks asi, et elus on üks selline huvitav nagu tasakaal, et mõnikord see, mille kohta inimesed ütlevad, et see on sinu kõige suurem puudus, sellest võib tegelikult saada hoopis elus kõige suurem eelis. Aga selleks peab olema õnne ja võib-olla ka tahtmist. Kui ma nüüd endasse vaatan, enne kui ma selle slaidi juurde lähen, siis tegelikult mina olen ka maapoiss, võib-olla ütleme, minu isal emal ei olnud väga suuri unistusi, et isa unistus oli see, et poisist peab saama üks tubli traktorist, ikka see, mis inimesele tööd annab. Ja eks seda juttu räägiti pikka aega, siis ühel suvisel heinateol, kui isa oli saanud kuskilt kolhoosist mingi vana traktori, mille radiaator lekkis, ja siis ta ütles, et kuule poiss, et mine vala sinna vett juurde. Ma väga ei vaatanud ka ja need masinad ei ole kunagi väga huvitanud, et me rohkem metsas käia ja raamatuid lugeda ja õnnestus valada see vesi sinna hüdrosüsteemi paaki. Ja vaat siis see jutt nagu lõppes ära, et las poiss tegeleb sellega, mis ta paremini välja tuleb. Ja sinna see siis jäi. Aga üks väga tore raamat on eesti keelde tõlgitud Sündinud sinisel päeval. Selle autoriks on üks briti autist. Me teame, et autism on selline kole paha asi. Aga tema siis esindab neid inimesi, millest mina oma raamatus olen väga palju kirjutanud, see on sünesteesia. Ehk siis selline fenomen, kus inimese meeled kipuvad mingil põhjusel sassi minema. Väga paljud näevad numbreid ja tähti värvilisena, kuulavad muusikat, aga näevad sellist maali nagu silme ees. Eestis ma tean ühte inimest, kes tunneb eesti keele sõnade maitset. Et mina panin talle südamele, et ta peaks uue õigekeelsus sõnaraamatu kirjutama, et igale sõnale õige maitse ka nagu juurde panema. Ja siin see härrasmees siis on. Miks ta sellise soome-ugri pärase nime endale võttis, see on ka pikk lugu, aga üks legend vähemalt väidab seda, et ta on väga andekas nii matemaatika kui keelte peale ja tema jaoks soome-ugri keeled olevat
kõige sellised nagu hullemad keeled, see võiks öelda kõige mõistuse tagusemad, et selle kõla tekitab temas ka selliseid tohutuid värvi assotsiatsioone. Nii et meil on siis õnn rääkida vähemalt siis tema arvates ühte maailma kõige pöörasemat keelt. Aga kuidas tema nii-öelda kiiksust sai selline suur unistus ja asi, seda on nüüd hea meelde jätta, et kui meil on emakeelepäev, mis on 14. märts, siis tegelikult rahvusvaheline kogukond tähistab sel ajal rahvusvahelist pi-päeva, et 3,14, et see jääb siis kenasti meelde, miks siis selline päev on valitud. Ja tema nimele kuulub maailmas Euroopas pi-komakohtade meeldejätmise rekord. Et 3 kuu jooksul õnnestus tal ära õppida siis umbes 22 500 pi-komakohta, tegelikult olevat tal olnud neid rohkem peas, aga siis ta lihtsalt tegi ühe vea. Aga tore on tema põhjendus, et kuidas ta neid numbreid meelde jättis, et tema sünesteetiline võimekus siis lubas igale numbrile luua sellise nagu portree. Ja tema pani need siis mõnekümne kaupa sellisesse nagu perekonnaalbumisse ja kui ta seda rekordit purustas, siis ta lihtsalt oma vaimu silmas keeras seda lehte ja luges kõik need inimesed üles. Tundub väga lihtne. Aga kõike seda võib siis tema raamatust edasi lugeda inspireerimiseks. Aga tulles nüüd siis Eestile lähemale, leidsin kunagi ühe toreda pildi, seda on siin-seal ka kasutatud ka Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioonis. See on tehtud minu lapsepõlvekodust 5 kilomeetri kauguselt ja sinna on siis aastal 1912 õnnestunud Johannes Pääsukesel üles pildistada tore selline jalgratas. Aga kogu selle minu võib-olla selline slaidi mõte on see, et kui keegi minu käest küsiks, mis võiks olla Eesti selline nagu suur unistus või selline Eesti märk, mis võiks täiesti tõsimeeli kuuluda ka UNESCO kultuuripärandisse, siis see oleks Eesti hajaasustus. Ja selle taga on nii palju asju, et kõigest võib-olla rääkida me ei jõua, aga ma arvan, et selle peale on iga inimene ise mõelnud, tunnetanud seda, kui nendel aegadel, kui on vaja Eestist ära käia ja siia tagasi tulla, siis tõsi ta on, et ükskõik kui jõukas ka mõni teine maailma riik ka ei ole, nad võivad kõiki asju taastada, isegi alates soodest, eks ole, nagu me teame. Aga hajaasustus on see, kui see on kadunud, siis seda enam taastada võimalik tõenäoliselt ei ole enam mitte kunagi. Ja siin on siis mõned faktid, kuna minu lapsepõlvekodu oli ka Tarvastu vallas, siis võib-olla see hajaasustuse teema on kuidagi selline eriti sümpaatne. Aga see tuumala tõesti on selle ajani nendesse valdadesse jäänud ja kunagi üks Eesti kuulsamaid folkloriste Oskar Loorits arvas, et naljaga pooleks, et miks mulgid on ka sellise väikse kiiksuga, Loorits põhjendus oli see, et mulgid hakkasid maha jääma juba alates muinasõja sügavusest, et isegi viikingid ei jõudnud sinna Sakala laante taha ja kogu see rauaeg justkui voolas neist nagu mööda. Ja see, miks mulgid said kuulsaks 19. sajandi keskel, nagu me teame oma linakasvatusega, mõnes mõttes oli see täpselt see koht, kus teiste õnnetus oli eestlaste õnn. Siis, kui tuli Ameerika kodusõda, teatavasti puuvilla hind maailmaturul läks seda kiiresti üles, et oli vaja leida mingit alternatiive ja nii-öelda mulgid oma linaga siis ka selle kaaperdasid. Ja keegi tark mees on öelnud, et 19. sajandi lõpul Atlandil olevat olnud märkimisväärne hulk purje laevasid, mis olevat tehtud halliste mulkide linast. Ega ma nüüd seda päris ei usu, aga lihtsalt niisama tore fakt kõrva taha panna. Aga mis selles hajaasustuses siis ikkagi nii eripärast on? Me kõik oleme maaga seotud, me teame, et teinekord see pilt näeb välja üsna kurb. Siin on lihtsalt üks Eesti Ajaloomuuseumi pilt, täpselt aastat ei tea. See on küll tehtud Põhja-Eestis, kus hajaasustust oli vähem, aga mulle inspireeris selle härrasmehe ilme sealt tagantreast, ilmselt kui seda ei näe, aga seda võib fantaasia abil ette kujutada, et midagi selles
selle inimese sellises isiksuses on, mis paneb seda pilti pikemalt vaatama. Kui me räägime sellise inimese ja looduse kooselust ja kooskõlast, siis me teame, et paljudes riikides on tegelikult kuidagi see tsivilisatsioon ja metsik loodus on kahes täiesti erinevas geograafilises piirkonnas. Et selleks, et sellist wildlife'i kogeda, tuleb teinekord isegi osta mitte ainult võib-olla rongipilet, vaid kogunisti lennukipilet, siis Eesti üks selliseid suuri, võib-olla kasutamata asju kindlasti ongi see, et meil on tegelikult need kaks maailma koos, on kõige paremas mõttes tänapäevane tsivilisatsioon ja kõige paremas mõttes ka selline vana ja arhailine maailm. Ja mina pean just seda, et need kaks maailma kuidagi asuvad üksteise peale üheks võib-olla kõige olulisemaks ja kõige vähem kasutatud Eesti selliseks nagu tulevikuunistuseks. Et kindlasti on see asi, mida tegelikult ka riik erinevate programmide kaudu võiks toetada. Ja kuhu ma selle mõttega tahan välja jõuda, kui me meenutame näiteks seda, mõned aastad tagasi oli selline suur programm, mille nimi oli Talendid koju. Ma arvan, et me kõik mäletame seda, riik investeeris päris palju raha ja see tulemus, ma täpselt ei mäleta, aga see oli umbes 10 inimest tõesti tuli nagu tagasi. Ja kui nüüd küsida nõndaviisi, et mis tegelikult inimesi võib-olla kaugelt maalt nii eestlasi kui ka mitte-eestlasi on Eestisse meelitanud, on just see sama hajaasustus. On teatud tüüp inimesi, kes ei ole suurest maailmast leidnud näiteks omaette olemist. See on sama suur loodusvara, nagu Fred Jüssi ütles kunagi vaikuse kohta, et omaette olemist maailmas jääb järjest vähemaks. Siis minu meelest on aeg sealmaal, et kuidagi tuleks hakata loodust väärtustama selliste kognitiivsete mõõdikute kaudu. Vaikus, pimedus, võib-olla see sama omaette olemine, võib-olla üht-teist veel. Ma ise olen leiutanud Eesti kohta ühe sellise indeksi, mille ma nimetasin karuindeksiks. Ja see on siis vahemaa ühest linna südamest, näiteks Raekoja platsi keskelt kuni lähema karuni. Ja Eestis on väga väike karuindeks. Et selliste asjade kaudu, ma arvan, tuleks Eesti loodust võib-olla tegelikult mõõta. Ja ma ei tea, kuidas neid inimesi küll kõik üles leida, aga neid, keda on toonud Eestisse väga tarku ja edukaid inimesi Euroopast, kes põhimõtteliselt võiks elada ükskõik millises maailmapunktis, aga millegipärast nad elavad näiteks Saaremaal. Need tuleks kokku koguda ja ma arvan, et see oleks 2 suurusjärgu võrra suurem kui selle programmi tulemus Talendid koju. Kuidas seda kõike põhjendada? On üks loodusfilosoof, kes mind on inspireerinud, tema nimi on Edward Wilson. Tema on ajalukku läinud siis sellise sotsiobioloogia rajajana. Selle taga oli ka üks selline tegelikult poisi põlveõnnetus, ta oli väga kirglik kalamees ja ühel kalastusretkel tõmbas endale sõna otseses mõttes landi silma ja sai sellise tõsise silmavigastuse ja tema loodushuvi kippus lihtsalt jääma selle vigastuse taha. Aga ütleme siis tema õnneks see vigastus oli selline, et ta ei näinud enam kaugemaid objekte, aga eriti hästi hakkas ta nägema selliseid pisikesi mutukaid. Ja tema nimel peaks olema ka 300 uut sipelgaliiki kõike muude asjade kõrval, mis ta on elus ära teinud. Ja 80ndatel aastatel siis tuli selline tore raamat välja tema sulest, mille nimi on Biofiilia. Ja selle mõte oli iseenesest väga lihtne. Tema ütles, et inimesel on tegelikult 2 emakeelt. Et üks on see keel, mille me omandame siis isa ema käest. Ja teine keel on see, millega me siis suhtleme oma ümbritseva loodusega. Ja tema väide oli väga lihtne, et kui seda esimest instinkti oskavad kõik arendada, siis teine instinkt on tegelikult ajas väga kiiresti hääbunud. Ja kogu selle hajaasustuse mõte võikski olla see, et see sama Eesti põlistalu ruum tegelikult säilitab sellist teist emakeelt. Ja ma arvan, et kui me mõtleme selliste tänapäevaste selliste suurte ideede peale, näiteks kõik on kuulnud, mis asi on õuesõpe. Ja ma sain sellest aru mõni aasta tagasi
Rakveres oli üks õuesõppekonverents, kus rääkisid sellised tähtsad professorid Ameerikast ja Iisraelist, mis asi see õuesõppe on. Ja siis ma tabasin ennast mõttelt, et tegelikult oleks pidanud sellest rääkima minu vanaema või siis ütleme meie vanaema, kes on selle õuesõppega ka tegelikult kokku puutunud. Nii et kõik see, mida justkui maailm hakkab nagu avastama, on tegelikult Eestis sisuliselt olnud aastasadu olemas. Üks asi, mis võib-olla minul on natukene kahju, et ma olen seda nimetanud metsikuks lapsepõlveks. Sõna metsik on siin sellise positiivse tähendusega. Et tundub, et inimene vajab sellist avastuslikku ruumi, et ükskõik, mis see on, kas see on seenelkäik, kas see on vanal pöönilkul tuhlamine, mingi selline asi, mis tegelikult meenutab mõnes mõttes sellist sünnipärast nagu jahiinstinkti. Ja võt selle kaudu kuidagi inimene tegelikult hoiab oma sellist vaimset võimekust minu meelest palju paremini elus kui selliste ütleme vaimsete harjutustega, mis on, millel põhineb võib-olla suurem osa meie traditsioonilisest haridussüsteemist. Ja võib-olla seda illustreerib kõige paremini kahe mänguasja võrdlus. Ma arvan, et suurem osa vähemalt meesterahvastest, kes minu põlvkonda kuuluvad või on vanemad, nende lemmikmänguasi oli loomulikult jalgratas. Minul oli see järeljuukas. Ja põhimõtteliselt võiks öelda niiviisi, et meie põlvkonna jaoks oli kõige suurem karistus see, kui laps pidi õuest tuppa tulema, siis nüüd on kõige suurem karistus lapse jaoks see, kui ta peab toast õue minema. Lihtsalt seetõttu, et need mänguasjad on muutunud ja nii palju, kui ma olen kuulnud, mida arstid räägivad, siis kõige suurem terviserisk pole isegi mitte see, et me oleme läinud üle istuvale eluviisile, vaid võib-olla isegi laiemalt, et kogu elu on kolinud siseruumidesse ja sealt hakkab tekkima väga palju selliseid suuri probleeme. Lihtsalt panin ühe oma lapsepõlvepildi ka, et see on see pöönik, kus siis minu esimesed ajalootunnid möödusid. Ja minu vanaisa hullutas mind sellise imeliku mõttega, et kusagile sinna aidalakka on ära peidetud 7. Mooses raamat, mida siis mina käisin otsimas, kõik asjad pöörasin ringi, aga mina seda kahjuks ei leidnud. Ja hiljem, kui ma sain targemaks, siis härra siin pildi peal on Felix Oinas, kes on hiljem uurinud Kalevipoja lugusid ja tema siis tõestas kenasti ära, et Kalevipojas on üks tore raamat, mille nimi on Vana Kalevi tarkuse raamat ja selle aluseks on siis legend 7. Moosese raamatust. Nii et kui keegi teile lapsepõlves selliseid hulle jutte on rääkinud, siis selle kohta võib öelda, et see on puhas kuld. Võib-olla väga hästi illustreerib seda ütleme sellist suurt unistust või suurt mõtet, et me peaksime kuidagi suutma oma metsamajandus korraldada nõndaviisi, et jääksid alles kodumetsad. See on muidugi väga suur diskussiooni küsimus, et kas me peaksime rakendama seal püsimetsandust, milliseid võtteid nende majandamiseks kasutama, aga fakt on see, et mida ma olen ise kogenud, et kui rääkida mõne mitte-eestlasega ja kasutada, sõna nagu kodumets, siis üldiselt inimesed ei saa aru, et millest inimene räägib. Et kuidas saab mets olla kodune ja ma arvan, et küllap meil on palju selliseid kogemusi, et mida võiks siis kokku võtta võib-olla sellise võrdlusega, et eestlasele ei meeldi eriti see, kui ta näeb metsas teist inimest. Eurooplasele jälle ei meeldi see, et metsas ei ole ühtegi inimest. Et siit tuleb võib-olla ka see võrdlus kuidagi päris hästi välja. Natukene võib-olla sellist humoorikamat lugu ka siia metsateema juurde. Kunagi sai ühe sellise väikese projekti raames välja uuritud, et mis ikkagi on sellise kummalise asja taga. Ma usun, et kõik inimesed on tähele pannud, et suvel tekib ajakirjanduses selline periood, mida siis ajakirjanikud nimetavad hapukurgi hooajaks. Et millestki kirjutada ei ole, kogu rahvas on puhkusele läinud, sündmusi ei toimu ja tõesti hakka või kirjutama sellest, kuidas inimesed kurke hapendavad.
ja selle hapukurgi hooaja lõpetavad ära sellised spetsiifilised uudised. Need on nimelt need, kui hakkavad esimesed seened ja marjad valmis saama ja esimesed inimesed hakkavad metsa ära kaduma. Ja siis tekib selline nagu reality show efekt, et terve rahvas elab kaasa, et kas onu Peeter või tädi Maalika saavad metsast välja ja kaua nad selle metsas on ja kuidas neil läheb. Ja mina jäin siis selle üle mõtlema, et huvitaval kombel enamik inimesi, kes metsa ära kaovad, on seenelised, et marjulisi kaob väga harva. Ja kuigi ma ise olen meesterahvas, ma nüüd pean küll tuhka pähe raputama, et enamik inimesi, kes metsa ära kaovad, on vanemad meesterahvad, et jällegi naised suhteliselt harva. Ja sai siis välja otsitud häirekeskuse andmed mõne aasta kohta ja tõepoolest see kinnitas minu seda kõhutunnet, et 2 korda rohkem kaob Eesti metsadesse ära seenelisi ja 2 korda rohkem mehi kui naisi. Nii et jah, kui onu Albert kuskilt suguvõsast vana inimene tahab metsa seeni minna korjama, siis tuleb kindlasti vaadata, et tal laetud mobiiltelefon oleks kaasas. Et vanaemaga seda muret ei ole. Ja võib-olla selle põhjuseks on see, et ilmselt seenel käik meenutab rohkem jahti, et eriti meestel tekib jahiinstinkt. Nad tahavad ikka järgmise kuuse taha vaadata ja järgmise kuuse taha vaadata, kus on hea seenekoht ja lõpuks kaovadki sinna metsa ära. Ja seda illustreerib võib-olla see meie tore mängufilm ka Seenelkäik, mis on minu meelest väga hästi õnnestunud, vähemalt operaatori töö poolest. Ja kui need kõik asjad siia kokku panna, siis ma arvan, et me teame seda, et kõige ohtlikum tegevus on kalapüük. Et inimesed kukuvad läbi jää, paadid kipuvad ümber minema, võib-olla võetakse napsu ka teinekord rohkem kui vaja. Ja kõige rohkem selliseid tõsiseid õnnetusi juhtub kalapüügil, järgmine on seenelkäik, marjulkäik on suhteliselt ohutu ja kummalisel kombel kõige ohutum on jaht, et kuna jahireeglid on nii karmilt paigas. Kuidagi ei saa sellest sellisest koduõuest lahti, et ma olen ka selles oma raamatutes tegelikult päris palju kirjutanud, aga üks mõte, mis mul on, et Eestis võiks olla veel üks ministeerium ja selle nimi võiks olla saunaministeerium. Et väga tore oleks kutsuda esinema saunaminister. Ja kui ma ennist ütlesin, et Eesti hajaasustus võiks tegelikult tõepoolest kuuluda UNESCO kultuuripärandisse, siis eeskuju tuleb võtta kõigilt nendelt, kes selle vana Võrumaa suitsusauna kombestikku tõesti sinna UNESCO kultuuripärandi nimekirja suutis susata. Et ma olen hiljem kuulnud, et soomlased olid ikka väga kurjaks saanud selle peale, et neil olevat reaalselt ette näidata mitme 1000 aasta vanused mingid põlenud saunapalgid kuskilt maa seest välja kangutatud. Aga näed, nemad ei saanud, et selle üle muidugi hea meel, kui naabril kehvasti läheb. Aga mis on selle mõte, et ma ei tea, sellega võib nõustuda või mitte, et kuidas sellised suured unistused tekivad. Ja mulle tegelikult väga meeldib see, et siiamaani on jäänud ka Eesti haridussüsteemis selline pikk suvevaheaeg. Me teame, et see on natukene agraarne jäänuk, eks ole, et siis kui lapsed pidid aitama vanematele kartulit panna ja kartulit üles võtta ja heina teha. Aga see kuidagi tekitab mingi sellise kummalise katkestuse. Ja mulle näib, et kui ma võib-olla endasse vaatan, siis kõige sellised paremad ideed on tekkinud mingisugusel hilissuvisel ajal, et kui tehakse lõket, käiakse saunas, veeretatakse selliseid suuri mõtteid ja siis kui inimesed, kas siis jutumärkides või päriselt sügisel lähevad päris töö juurde, siis nad hakkavad neid suuri unistusi ellu viima. Ja isegi meenub üks hea tuttav professor Kalevi Kull, et tema kunagi ütles, et tal on üks selline Ameerika tippteadlane, kes kirjutab isegi teadusprojekti tegelikult selle eesmärgiga, mida ta muidugi sinna kirja ei pane, et ta tahab kuskil augusti keskel Kalevi Kulli suvekodusse külla tulla, et lihtsalt sellel põhjusel, et ükskõik, mis nad seal teevad, ta teab, et ta saab sealt tohutult palju ideid, sest see on niivõrd pöörane. Ühesõnaga mingisugune niitmata hein ja kogu selline asi, mida suures maailmas on üsna raske kohata. Veel üks väga tore tegevus, kuidas suured ideed tekivad, on küttepuude lõhkumine või küttepuude ladumine. Ja mul oli väga tore leida selline tore raamat, mille on kirjutanud küll üks Norra ajakirjanik, aga mõned aastad tagasi ka eesti keelde tõlgitud.
ja tema avab Norra inimese hinge küttepuude tegemise läbi. Ja tema paneb siis Norra pensionärile sellise diagnoosi, et alates 60. eluaastast tabab Norra vanemat meesterahvast puuhaigus. Ja see on see, et inimesed, kes ka tegelikult võiksid teha ükskõik mida, nad ei oska mitte midagi muud teha, kui hakkavad meeletult tegema küttepuid oma metsast, eks ole, millel lõpuks pole neid kellelgi vaja, aga lihtsalt inimene tunneb, et see on kõige mõnusam tegevus tema elus. Ja teine selline mõte, mis ta välja käib, mis puudutab ka eestlasi, on see, et ei ole suuremat sellist vaidluskohta, kuidas Norra inimesed omavahel tülli lähevad, et nimelt see, et kuidas peab küttepuid riita laduma, et kas see koor allapoole või koor ülespoole. Ja jõukas Norra riik olevat siis teinud sellise katse, et rentisid Oslo haiglas kompuutertomograafi ja toppisid sinna siis sületäie küttepuid välja selgitamaks, et kuidas puud kuivavad. Ja muidugi see tulemus oli väga tore, et selgus, et praktiliselt mingit vahet ei ole, et kuna puu kuivab otstest, siis ükskõik, kuidas pidi sa laod, aga see vaidlus ämma sünnipäeva rikub ära niikuinii, et selles mõttes mõeldes kõikide nende vihaste vaidlustele, mida minu lapsepõlves vanemad inimesed peeti puurida juures, siis ma arvan, et see puudutab kõiki Põhjamaid. Ja ma ei hakka siin ette lugema, see on ka pärineb sellest samast raamatust, et see on nüüd puudutab naisterahvaid, see on küll pärit siis USA-st, Maini osariigist, mis vähemalt tol ajal oli kõige metsasem osariik, üks naiste nõukogu protokoll, et kuidas endale peigmeest valida ja pärast pikka vaidlust olid kõik ühel nõul, et tuleb vaadata mehe puuriita. Ja siin on siis kõik variandid üles loetud, et milline see mees on, kes sellise või teise riida on ladunud. Vaatame siis, mis mulle nagu meeldib, et number 5 näiteks, et ei ole hea, aga kui riit on liiga korralikult laotud, et selle inimesega on ka raske elada, et ta on pedant ja tähenärija. Ja number 8, kui kuivad ja toored puud on vaheldumisi, siis ilmselt osa puid on varastatud. Ja kuni siis selleni välja, et kui puuriita ei ole, siis koos eluks absoluutselt kõlbmatu. Aga ma ei tea, nüüd ma jõuan nüüd vist nende slaidide juurde, et ma tõesti päris ausalt tunnistan, et ma ei teadnud seda videoklippi, mida sa näitad. Et see ei olnud meil kokku lepitud. Ma ei tea, kuidas ma jõudsin Eesti märgi juurde, aga ju see on siis ka minul hinge peal. Et põhimõtteliselt, kui lihtsalt kokku võtta, siis ma võiks öelda, et Eesti märk tegelikult võiks olla Eesti mets. Ja kuna mu esimene haridus ülikoolist oli, ma lõpetasin bioloogina või siis täpsemalt ökoloogina, siis üks selline valdkond, mida ma aeg-ajalt püüan jälgida, milliseid uuringuid tehakse, on selline metsa ja tervise omavahelised suhted. Et jaapanlased on selles vallas maailmas esirinnas ja sealt tuleb tõesti sellist huvitavaid asju välja, et näiteks see, et mingil põhjusel inimesed eelistavad vana metsa, et kui anda neile mitu võimalust, kuhu minna, siis nii noored, täiskasvanud kui vanad millegi pärast tahavad minna vanasse metsa ja võtta kinni, et miks. Nii et ütleme, selliste vanade metsade teraapiline efekt on väga suur. Ja kõige paremini korrastab, seda on hästi paljud uuringud näidanud, korrastab mets ärevushäireid ja depressiooni. Ja me kõik loeme, eks ole, et mis Eesti inimesega on juhtunud, siis selles mõttes vähemalt üks lahendus on tegelikult käeulatuses. Ja jällegi huvitaval kombel, et kõige suurema kasu saavad väikesed lapsed ja vanemad inimesed. Nii et minu tõlgendus on see, et ükskõik, mida me siis täiskasvanuna teeme, aga ütleme, see elu võib-olla esimene ots ja tagumine ots oleks hea, kui me käiksime hästi palju metsas. Nüüd mu aeg on otsas, ma saan aru, et ma peaksin kogu selle jutu kokku võtma, aga tegelikult ma seda väga hästi ei oska. Ma tegelikult lõpetan siiski sellise metsateemaga, et mul on lapsest peale olnud üks väga imelik selline komme, mida ma metsas teen, et mulle meeldib käia mööda metsloomade jälgi, nii suvel kui talvel. Ja lugedes ükskord ühte Oskar Looritsa raamatut, sain ma sellise, heas mõttes sellise vaimse vapustuse, kus ta seletab ära, et kuidas on tulnud eesti keelde sõna teadma. Ja sealt ka siis omakorda sõna teadus ja kõik tarkusega seotud terminid.
Tema väidab, et vanas Läänemere-soome keelepõhjas oli 2 sõna, teed, mööda, millest siis hiljem sai sõna teadma, ja teadja oli see, kes oskas minna mööda loomade jälgi. Nii et asja mõte võiks olla see, et inimene, kes käib metsas mööda loomarada, saab targaks inimeseks. Et see on see jahiinstinkt, mis meid viib tarkuse juurde. Aitäh kuulamast!